Tere ilusat kevadet! Tere tulemast noortekirjanduse kevadesse. Eesti noortekirjanduse ühingu liikmed siis otsustasid, et me hakkame nüüd igal neljapäeval tegema videosid noortekirjanikega. Mina olen Heli Künnapas, olen ise samuti mitme noorteraamatu autor ja täna on meil esimese intervjueeritavana külas Liina Vagula. Tere tulemast! Tere! Ja ka väga tore, et sa oled täna meiega ja hakkan pihta sellest, et räägi endast, kes sa oled, millega tegeled ja miks meil on põhjust sinuga noortekirjandusest rääkida? Eelkõige ma pean tegelikult ennast õpetajaks ikkagi. Siis ma õpetan eesti keelt ja kirjandust ja teen ka õppealajuhataja tööd Tilsi põhikoolis Põlvamaal. Aga miks me siin täna oleme, on see põhjus, et on valminud ka 2 noorteromaani. Siis Täiusliku elu hind ja Keegi teine. Ja see kirjutamine, see on mul tegelikult olnud pigem selline hobi. Siis võib-olla, kui siin argirutiinist välja saada, et selleks siis vahel on hea nii-öelda teise maailma minna, mingisse välja mõeldud maailma ja mängida nii-öelda siis mõtetega välja mõeldud tegelaste peas. Nii need lood on sündinud ja tegelikult päris alguses ikkagi see mängimine sõnadega algas eelkõige läbi luuletuste ja väikeste lugude. Et romaanideni ma olen ikkagi jõudnud võib-olla isegi tänu noorteromaani võistlustele, sellepärast, et mul on natuke selline sportlase hing ka, et kui on ikkagi mingi selline võistlusmoment mängus, et siis see natuke tekitab sellist ühelt poolt elevust ja teiselt poolt jällegi sellist tunnet, et kas ma saan hakkama ja on ka mingi tähtaeg. Minu puhul on hästi oluline, et oleks mingi tähtaeg, sest tööd on palju ja tihtilugu muidu asjad lihtsalt jäävad. Nii, aga räägime nüüd sellest viimasest noorteromaanist, et see on sul täiesti värske ja ma saan aru, et selle koostamisel sa kasutasid lapstööjõudu või? No päris selles mõttes ei kasutanud, ma pigem kasutasin neid nii-öelda tagasiside saamisel. Siis tõesti, siis kui algas distantsõppe kevadel, siis ma hakkasin vaikselt kirjutama, ehk siis õhtupoolikud olid vabad ja hakkasin vaikselt kirjutama. Ja siis ma mõtlesingi, et kui ma juba kirjutan, et siis võiks ju lasta ka lugeda õpilastele, mida ma kirjutan. Ja kui ma näiteks olin esimese peatüki saatnud õpilastele, palunud siis seal neil vastata küsimustele, natukene sealt edasi mõelda, pealkirja panna, kõik sellised loomingulised ülesanded, et siis see nagu hakkas mind natuke distsiplineerima, ehk siis mul tekkis vajadus justkui edasi kirjutada ja teiselt poolt, ütleme peale 3. peatükki, siis juba mõni õpilane küsis ka, et kas tuleb järgmine või kas tuleb ülejärgmine, et tahaks nagu edasi lugeda, mis saab. Ja siis lõpuks oligi nii, et kevadeks, mai lõpuks oli siis lugu valmis ja siis kuna meie koolis oli viimane nädal selline projektõppenädal, siis mina pakkusin välja oma ülesandena siis sellise käsikirja lugemise ja siis üks õpilane siis võttis selle ülesande ja luges käsikirja läbi ja ülesanne oli siis tagasiside anda ja kujundada esileht ja nii edasi ette. Ja kuna talle see raamat meeldis, siis see oli mulle julgustuseks, et siis see lugu saata ka võistlusele. Kas sellest kujundatud esilehes on mingi seos ka lõpuks kujundatud raamatuga? Ma ei ole seda näidanud kunstnikule, aga tegelikult mingid sarnased jooned on. Eks paraku see lugu räägib tüdrukust, kes on suletud toas ja paraku mõlemast sealt käis ka see läbi. Oli tüdruk ja oli suletud tuba. Kas sul on endal äkki see raamat näidata ka seal praegu, et minul seda ei ole, et lehvita meile natuke? Selline? Et see Täiusliku elu hind, et millest see raamat räägib täpsemalt siis? No see on siis ühest tüdrukust, kes ärkab suletud toas ja ta ei saa aru, kuidas ta sinna sattus, miks ta seal on ja siis hakkabki põimuma tegelikult mitu lugu. Ehk siis ühelt poolt on siis Karolin, kes üritab siis pääseda ja aru saada, miks ta seal on. Teiselt poolt jällegi, kuna ta leiab ühe tüdruku päeviku, hakkab ka hargnema lugu ühest tõrjutud tüdrukust. Ja siis on seal ka veel siis selle nii-öelda vangistaja lugu, et eks nad kõik omavahel põimuvad ja tegelikult siis Karolin saab enda kohta ka teada üsna palju sellist infot, mida ta enne ei teadnud. Ehk siis kõik see
mis näiliselt tundus tore ja ilus, ei olnudki tegelikult nii tore ja ilus. Miks sina üldse noortele kirjutad? Et see tundub ka selline suht ikkagi karm ja keeruline lugu, et miks noortele kirjutada üldse? No ma olen iga päev noortega koos, et ilmselt see on see põhjus, ehk siis mul on tunne, et ma võib-olla täiskasvanute elust tean vähem kui noorte elust, et siis tõesti enamiku ajast ma veedan ju tööl noortega ja ma puutun iga päev kokku nende murede ja rõõmudega ja seetõttu ilmselt on just noored see sihtgrupp ja muidugi see väljakutse ka, et no ikkagi paljud noored ei taha raamatut lugeda. Peab igat pidi meelitama ja siis mõtlesin, et võib-olla ise midagi kirjutaks, siis ühelt poolt võib-olla võiks nende soovidega arvestada ja teiselt poolt jällegi võib-olla mõnel tekib see tunne, et hea küll, et ma siis loen, et mida ta siis kirjutas, et kui hea ta et selles mõttes nagu kindlasti väike selline moment on ka sees, et noori panna lugema. Natukene eeskuju ütleme siis nii, et kui mina pingutan, et kirjutada, nemad võiksid pingutada, et lugeda. See on väga hea mõte. Aga et hiljuti oli siin ka jutuks see, et käis läbi, et noortele suudavad adekvaatselt kirjutada ainult noored, et kas sa ei tunne nagu, et kuidagi, et kui raske on leida seda noortega nagu ühist keelt, või kuidas sa leiad selle, või mida kasutad, et osa autoreid kasutavad, et hästi palju ropendamist sisse või slängi sisse, et kas sa teed midagi teadlikult, et leida noortega sama keel siis? No ma tegelikult ennast väga vanaks veel ei pea, aga muidugi ilmselt 15-16 aastase jaoks ma olen juba piisavalt vana, aga ma tegelikult arvan, et noortest võivad kirjutada ka minu vanused ja võib-olla isegi vanemad, ainult et üks tingimus võiks küll olla, et mingi seos noortega peaks ilmselt olema, et siis kas on kodus kasvamas murdeealised, kas on töös seotud noortega, sest paraku tõesti, kui hakata kuskilt sealt kaugelt metsast kirjutama nii, et pole ühtegi noort näinud, siis võib juhtuda, et see keelepruuk ja see mõttemaailm ei lange kokku. Ma ise olen üritanud vältida sellist väga slängi, siis see, et päris selliseid roppusi ja muid selliseid lauseid ma väga ei kasuta. Ja tegelikult, kui me ikkagi niimoodi tavasuhtluses lastega räägime, et siis ka ju päris nii ei ole, et iga teine sõna on roppus. Et seda ma olen teadlikult üritanud minimaalselt hoida sellist slängi poolt. Tahaks ikkagi, et lugeja nagu seda keelt ikkagi ka natuke saaks seda nagu ilusamat keelt. Aga kõik see mõttemaailm ja kõik see küll, sest põhimõtteliselt tänapäeva noor ja internet, need käivad nagu käsikäes, et sealt ei saa nagu selles mõttes ei saa teda väga eemale nutimaailmast ja kõigest muust, et sellega peab arvestama, et nad mõtlevad teistmoodi. Need mõttemehhanismid on veidi teistmoodi kui ilmselt minu vanustel või noorematel või vanematel. Tehnoloogia on ka üks osa, mis hästi kiiresti aegub, et kui palju sinu raamatutes on tehnoloogiaga seonduvaid teemasid, mis võivad siis aeguda või pigem sa väldid neid teemasid? Mul väga ei ole, sellepärast, et mõlemad on kuidagi justkui sellest reaalsest elust välja kistud. Ehk siis on olukorras, kus nad ei olegi päris, nad tunnevad puudust sellest, aga nad ei saa seda väga kasutada. Selles mõttes ma olen enda elu natuke lihtsamaks teinud. Okay. Noorte raamatutest edasi rääkides, et hea noorte raamat, mis see sinu jaoks tähendab? Ja kui palju sa kirjutades mõtled, et sinu raamat oleks hea noorte raamat, et mis seal olema peaks, mida seal vältima peaks? Ma olen tegelikult küsinud laste käest, et milline on üks põnev raamat või milline on see raamat, mida te olete nõus lugema. Ja siis põhilised märksõnad on see, et peab olema põnev. Tähendab seda, et peab kogu aeg midagi juhtuma, kogu aeg peab mingisugune action käima ja teine on see, et see tegelane peaks olema ikkagi tavaline noor inimene, siis ikkagi kellega neil on võimalus ennast samastada. Kindlasti peavad seal olema igasugused probleemid, mis tänapäeval on, olgu nüüd siis suhteprobleemid, vanematega probleemid, koolivägivald. Ühesõnaga eelkõige väga paljud ikkagi tahavad lugeda sellist põhimõtteliselt iseendast või oma sellistest ümbruskonnast. Ja siis on see teine äärmus, kes tahab lugeda ulmekirjandust, siis, kus on juba täitsa teised maailmad ja täitsa teised tegelased. Need on sellised, mis tänapäeva noori nagu kõnetavad. Ja minu enda jaoks on põnev selline raamat, kus ma näen ikkagi, et see tegelane
õpib midagi, areneb kuskile poole ja sellised igasugused ootamatud lahendused on ka väga ägedad. Üldiselt mõlema raamatu puhul on see, et kui ma olen kirjutanud, siis ma tegelikult ei ole nagu selles mõttes kirjutanud teadlikult, et nüüd nii see raamat peab tulema selline, et ma olen alustanud mingit lugu, raamatu Keegi teine puhul, et seal võib-olla oli isegi rohkem selline nii-öelda enesesse vaatamine või võib-olla enda mingite meenutuste kirjutamine veidike, et lihtsalt ja siis, kui sellest loost hakkab midagi nagu tulema, no siis hakkad nagu veidikene nagu tuunima ja vaatama, et kuidas siis seda loetavamaks teha. Põnevust ja siis sa mainisid, et kas sa võid reeta, kas sinu raamatute lõpud on ettearvatavad või oled pigem nagu mingisuguse sellise vimka sinna lõppu kuidagi keeranud lugejale? Et ära lõppe, ära räägi. Ei, ma ei oska öelda, kas on ette aimatav. Ma tean, et tihtilugu on öeldud mulle, et võiks teistmoodi lõppeda. Jällegi, et mitte nagu rääkida ära lõppu, siis enamasti oodatakse ikkagi mingit teatud sorti lõppu, aga mina nagu seda teatud sorti lõppu ei taha panna, ma tahaks ikkagi teistmoodi lõpetada. Seda lauset, et võiks teistmoodi lõppeda, me vist oleme kõik kuulnud kirjanikena, aga mis tunde sinusse tekitab või mis mõtted, et kuidas sa reageerid sellele? Ma ei tea, minu arvates on see täitsa okei, igal inimesel oma arvamus ja mina olen rahul just sellise lõpuga, nagu ma olen kirjutanud. Tegelikult minu arvates üks hea raamat ongi selline, et jääb midagi kripeldama, et siis see on ka väga hea emotsioon, kui õpilane ütleb näiteks, et miks ta niimoodi lõppes või et see, ta on ikkagi kaasa elanud, tal on mingi oma nägemus tekkinud raamatust ja ta on kuidagi tegelikult ise hakanud seda lugu enda jaoks peas looma hoopis teistmoodi. Et selles mõttes igasugused sellised vaidlemised ja sellised tagakohad on minule nagu üsna teretulnud tavaliselt. Ma olen ise sama meelt, et samas see raamat, mis lõpeb nii-öelda traditsiooniliselt, tegelikult läheb hulga kiiremini meelest ära, et kui sa pead mõtlema ja ise arutled edasi või teistega, siis tõesti sa tegeled selle raamatuga edasi pärast. Aga ideedest nüüd rääkides, natukene oled juba välja rääkinud, et eks elust enesest tulevad need ideed, aga mis on veel see, mis annab sulle üldse mõtteid selliseid raamatuid kirjutada? No ikkagi, ma peaks ikkagi ütlema, et igapäevased situatsioonid on ikka number 1. See ei pea isegi olema mingi üks-ühele olukord, see võib olla lihtsalt, et tuleb mingi inimene vastu või tuleb uus õpilane, mis iganes ja sellest piisab, et sellest hakkab nagu selline nii-öelda lumepall veerema, et siis väike impulss ja siis sealt hakkab arenema. Aga vahel tuleb täiesti, ma ei tea, autoroolis istudes, sõites tuleb mingisugune mõte või oma kõnnitiiru tehes. Üks mõte mul praegu siin peas on, et jällegi sellised traagilised kohad üldiselt tekitavad mingit sellist emotsiooni. Näiteks kui on mingisugune puu, kuhu on ennast keegi üles poonud või on mingi avarii juhtunud või need on sellised nagu müstilised kohad, mis tekitavad mingeid tavaliselt õudseid ja negatiivseid emotsioone, aga sealt hakkab nagu midagi edasi minema peas. Kui paljud õpilased või inimesed sinu ümber leiavad sind või iseennast sinu raamatutes, et loevad ja ütlevad, et kuule, sa oled mind raamatusse pannud või kuule, minuga juhtus see asi? Otseselt niimoodi ei ole öelnud, aga põhimõtteliselt et sellist nagu äratundmisrõõmu, näiteks selle raamatu Keegi teine puhul, ütleme minu vanus, et siis on öelnud, et näed, et umbes, et see oligi meie nooruse aeg, et nii nagu seal emal oli ja nii edasi, et nüüd selle viimase raamatu puhul ka ikkagi mõni tüdruk on öelnud, et kui ma olen küsinud, et mis sa arvad, et kes sa sealt nagu raamatust võiksid olla, siis ikkagi enamik samastab ennast veidikene siis selle peategelasega. Nad ikkagi leiavad seda. Igatahes tundub, et väga põnev ja väga noortepärane on see, mis sa teinud oled, et väga vahva. Aga lugemisest, et mainisid, et natuke kirjutad sellepärast, et noored ei loe, aga mida sa ise loed just noorte raamatute osas? Et kuna me Noortekirjanduse Ühingu laivi nagu praegu siin teeme, siis mis noorte raamatuid soovitaksid ise lugeda? Ma hakkasin selle peale mõtlema siin mõni aeg tagasi. Ma avastasin, et ma olen tegelikult vist rohkem lugenud välismaa autoreid. Ma ei tea, miks see nii on. Ma ei tea, millegi pärast olen ja tegelikult kui nüüd nagu välja tuua, ütleme siis esimesed 3 raamatut, mis meelde tulevad. Üks, mis mulle väga sümpatiseeris, oli Poiss, kes hiilib sisse minu magamistoa aknast.
see autor, ma praegu hetkel seda välja hääldama ei hakka, kes tahab, see guugeldab. Ja siis jällegi Sina minu kõrval ja maailm meie vahel, Jouni raamat siis, jällegi selline nagu teistmoodi või ma ei oska öelda, et need raamatud on mõlemad sellised, seal on suhteid palju, samas nad on nagu hästi kergelt kirjutatud, kuidagi need tegelased nagu on hästi sümpaatsed. Aga kui nagu Eesti raamatutest rääkida, siis esimene, mis meelde tuli, oli ikkagi Nullpunkt, mis ka tegelikult lastele päris hästi peale läheb ja mis on selline selles mõttes, et ühelt poolt nagu negatiivse teemaga, aga samas kuidagi ka läheb positiivseks. Selles mõttes näitab noortele ka, et tegelikult on alati väljapääs olemas, kui natuke pingutada. Ja siis tuli meelde Reinausi Must vares, mis ka nagu kohe nagu esimesena niimoodi tuli pähe. Ja tema on ka sealt noortekirjanduse konkursid läbi käinud, on jah? Jah, ei oska öelda, kas just selle raamatuga, äkki oli isegi see raamat. Aga ma ausalt öeldes ma olen viimane vist aasta aega lugenud meeletult igasuguseid põnevikke ja krimkasid ja selliseid muid raamatuid. Vahepeal tahaks midagi sellist lugeda, mis on nagu natuke täiskasvanumad raamatud. Ja. Kas su enda need lugemiskogemused annavad nüüd vihjeid tulevikuks, et mis on see, mis sa nüüd ise veel järgmiseks kirjutad või mis sinu tulemus on, et kui sa loed krimkasid, kas on arvata, et tuleb mõni krimka su enda sulest? Ma ei tea, kas just päris krimka, aga midagi sellist natuke nagu midagi sellist teravamat võiks olla küll. Et siis natuke nagu sellist psühholoogilist või midagi sellist, aga hetkel ma muidugi olen natuke pausi peal, kogun mõtteid. Aga tegelikult aeg on praegu selline väga magus, kust inspiratsiooni saada. Kõik see koroona teema ja kõik see, et annab tegelikult mõtteid küll. Nii et sinu jaoks praegune aeg on pigem nagu inspireeriv, sain ma õigesti aru? No mingis mõttes küll, jah. Ehk siis ilmselt on ka näiteks noorte elu praegu ikkagi muutunud. Ja võib-olla see nagu annab jälle võimaluse mängida veidikene mõtetega. Mul oli endal ka üks siin just kogemus, kui me hakkasime ühe teise autoriga kirjutama noorte raamatut ja esimene küsimus oli, kas me teeme tänases päevas või tavalises ajas. Et kuidas sulle tundub, et kas ollakse valmis nii-öelda koroona noortekaks ka, et seda praegust aega juba panna siis raamatusse? Mul on selline tunne, et seda tavalist aega ei tule enam. Ehk siis mingis mõttes me peame hakkama harjuma sellega, et see ongi meie aeg. Või selles mõttes, et või mõelda, miks mitte nagu tuleviku seisukohalt, et milline meie elu on 10 aasta pärast või mis iganes. Ma arvan, et seda teemat ikkagi peaks kirjutama selles mõttes just, et see jätab oma jälje paratamatult noorte hinge. Ja tegelikult noor ikkagi väga tihti otsibki vastuseid just raamatutest. Ehk siis, kui me mõtleme, et mida nad sealt raamatust otsivad, nad otsivad, ongi täpselt narkootikumid, alkohol, kooli kiusamine, armastus, igasugused enesetapud. Nad otsivad seda, mis on nagu hinge kriibib. Ja tegelikult praegu kriibib kõigi meie hinge kogu see olukord maailmas. Paratamatult kuidagi moodi peaks seda ka kirjanduses väljendama. Kui on siin jutt, et noorte kirjandus on väga selline masendav ja kuidagi kurb ja tumedameelne, siis oled sa seda meelt, et tegelikult see ongi ka kohati elu või need on küsimused, millele lihtsalt tuleks vastuseid leida? Jah, ma arvan, et nad otsivadki neid vastuseid sealt lihtsalt kirjanikena jällegi on võimalik ju vahel ka asju natuke nagu võluväel positiivsemaks muuta. Ehk siis see, et tegelikult tõesti, nagu ma enne siin Nullpunktist rääkisin, et on võimalik ju ikkagi kas ennast kokku võtta või midagi oma elus muuta, et asjad muutuksid paremaks. Ei saa nagu, kõik ei ole traagiline masendav, alati on midagi head ka. Nii, aga meie vahva vestluse lõpuks, kui nüüd inimesed tahavad teada sinu teoste, sinu kohta, et Liina Vagula kirjanik, kus saab sinu kohta infot ja sinu teoste kohta infot? Ausalt öeldes ma ei ole veel ennast nagu teadvustanud iseendale kui kirjanik, sellepärast sellist lehekülge ei ole olemas nagu kirjanik Liina Vagula. Et kindlasti on mind leida võimalik Facebookis. Kindlasti on mind võimalik leida Google'is, kui mind guugeldada, et
olen seal igasugustel lehekülgedel olemas, aga jah, paraku praegu otseselt niimoodi ametlikku lehekülge veel ei ole. Ja mitme raamatu järel tuleb ametlik kirjaniku lehekülg? Ma ei tea, ma ei oska praegu öelda, et selles mõttes ma olen kogu aeg mõelnud, et kui raamat on piisavalt hea, et seda lugeda, siis inimene leiab selle üles. Ja kui mina äratan piisavalt huvi isiksusena, siis leitakse mind üles. Mitmedki inimesed on võtnud vist seisukoha, et nagu eriti kirjanikele ja natuke rohkem avalikult tegutsevatele inimestele, näiteks Facebookis ka ei tulda nagu selle eralehe peale, julgeta nii-öelda sõbraks tulla ja jälgima, vaid otsitaksegi nagu seda nii-öelda kirjaniku või siis sellist teemalehte. Et see on näiteks minu jaoks põhjus, miks ma olen teinud erinevad lehed, et sinna nagu inimesed julgevad rohkem ligi tulla. Kas sina julgustad, et sulle võib ka su eralehele ilusti julgelt ligi tulla? No põhimõtteliselt võib küll minu eralehele ka tulla. Eks ma ise valin ja vaatan, kes võib ja kes ei või. Selge, aga Liina Vagula, suur tänu sulle selle intervjuu eest ja ilusat kevadet, ilusat või indu ja siis edu uute noorte raamatute kirjutamisel. Ja aitäh, kohtumiseni. Kõike head sulle ja lugejatele ka. Aitäh. Aitäh.